Mis alustan sealt, et nüüd siis tuleb suhteliselt tehnoloogia kauge inimese esinemine tehnoloogia konverentsil, või võib-olla mitte tehnoloogia kauge, vaid mitte nii sina peal oleva inimese, aga ma saan aru, sellepärast mind siia kutsutigi, et sellist äärt asjale pakkuda. Et tegelikult võiks esineda siin mõne e-poe juht või midagi sellist, et Coop, et kui te mõtlete Coopi peale, siis see on 115 aastat vana firma, et see asutati enne Eesti Vabariigi, või see juured lähevad enne Eesti Vabariigi teket, et 1902 Antslas talumehed nägid, et kohalik kaupmees nöörib jube kõvasti ja oli vaja 7 mehel vikatid osta ja siis otsustasid, et paneme jõud kokku ja ostame need vikatid koos linnast ja saadi odavamalt ja sealt hakkas tekkima ühistukaubanduse, mis pidas vastu siis nii Nõukogude Liidu aja, selle lõppedes anti need varad ühistutele tagasi ja ma arvan, siin lõpus on nüüd tekkinud see connection, et kui Coop on tegelikult ühistukaubandus, ta on ühistuline liikumine, ta on 2 jalga vastu maad, ta põhineb, tema põhijuurikas on inimkapital, siis see tehnoloogia on nüüd üks koma, mis on tulnud sellele rodule lisaks sinna lõppu. Et see ei ole tehnoloogia ettevõtmine, et see on tehnoloogia nagu üks täiendav faktor. Kui ma küsiks, tegelikult siin ma saan selle kohta oli algul ka mingi äppe, kus te saite hääletada, aga kuna täna vist keegi hääletanud ei ole, siis me otsustasime skippida selle, et kui küsimus oleks niimoodi, mis te arvate, et kui suur on Coopi turuosa täna Eestis, et valikuvariante on siin circa 5? Jah, Eesti esmatarbe jaekaubanduses, mis on siis toit ja esmatarbekaubad. Et see on see, kus on nii Selver, Remi, Maxima, Prisma, 22. Et Coop on Eestis kõige suurema turuosaga, ma arvan, et see tegelikult, mina tulin selle süsteemi kuskil 2 aastat tagasi ja see oli minu jaoks üllatus. Et Coopile kuulub sellest turust 22%, järgmiseks Maximale 18%, Selverile 16%, Rimile kuskil 15%, Prismale 7%. Ja see turuosa on, see on suur ja mis on veel huvitav, on nüüd see, et viimastel aastatel see Coopi turuosa on kasvanud rohkem kui teistele. Ja kui siis mõtled nüüd, siin on nagu kuskilt tekib nagu selline loogika error, et Coop, kes on eelkõige tugev väljaspool suurlinnu maapiirkondades ja vähem tagasihoidlik nagu linnades, eriti Tallinnas, siis tema käive kasvab ja tema turuosa kasvab kiiremini kui teistel, et nagu kuskil on mingi error. Ja kui ma nagu mõtleks selle peale, et mis on selle Coopi viimaste aastate edu taga, siis ma arvan, et seal on 3 asja tegelikult. Et punkt 1 on see, et see on ühistuline kaubandus. Ühistuline kaubandus tähendab seda, et see eeldab hullumeelset kokkuleppimist. Et meil on Eestis 19 tarbijat ühistut, kellel on igal ühel juht. Ma täna hommikul kell 10 Tartus esinesin neile just, et neil on oma nõupäev seal. Ja kui sa tahad midagi teha selles Coopis, siis sa pead nende 19 inimesega kokku leppima. See on hull töö, aga selle edu faktor on see, et kui sa oled midagi kokku leppinud, sa võid kindel olla, et need 19 meest ja naist oma konkreetses piirkonnas seal maal oma ühistus panustavad 125% sellesse. Et me näeme täna oma sularaha teenuse välja toomisel, pärast räägin natuke pikemalt ka, et kui vastupidine variant on see, et sa teed Tallinnas kuskil mingi otsuse ja siis saadad, et tehke nüüd üle Eesti kõik niimoodi. Et ma arvan, see on esimene asi, mis on edu tagant. Siis teine on kindlasti see, et me oleme kõige laiema katvusega kaupluste võrk Coopil üle Eesti 350 poodi ja meie slogan on hoiame elu igas Eestimaa nurgas. Ja kolmas on, ma arvan nüüd, kus me jõuame selle teema juurde, et kolmas, mis on viimasel ajal edu tagant, on see, et Coop on viimastel aastatel võtnud kasutusele rea tehnoloogilisi uuendusi. Ja kui nendest hakata nüüd ühekaupa rääkima, siis esimene Coopi siuke, ma arvan üldse, kus Coop hakkas midagi tehnoloogiast tonkama, oli 2011, kui toodi turule säästukaart pluss, et säästukaart oli turul olnud juba üle 10 aasta, aga see oli tavaline lihtsalt sellega sai identifitseerida ennast kui Coopi klienti.
aga siis hakkate nägema, et tegelikult meil on hullumeelset datat, et me näeme tegelikult, et mida need 100 000 kliendid, kui tihti, mis summa eest, kui palju, mis artikleid nad ostavad. Ja sealt tekkis mõte, et aga tooks oma krediitkaardi või maksekaardi välja. Ja see oli üks esimesi maksekaarte, mida tõi välja mitte pank. Et tegelikult on tegemist krediitkaardiga. Et me hakkasime kliendile pakkuma võimalust, et selle loogikaga eelkõige, et kui sa nagu oma elektri, vee ja ma ei tea, telekomi eest maksad alati järgmise kuu alguses, et miks sa ei võiks oma igapäevast ostude eest maksta järgmise kuu alguses. Ja noh, ma arvan, et teine, mis siin on üks tehnoloogiliselt huvitav asi sisse kirjutatud, et teatavasti igal pangakaardil, kui sa kaupluses maksad, siis kuskil, kui suur see kaupluse kett on, kuskil 0,5% pead maksma pangale teenustasu, et need kaardid sul sealt läbi läheksid. Siis see kaart tehti nüüd pangavälisena, et sellel ei ole kuskil nurga peal Visa ega Mastercardi logo ja sellega hoiti kokku väga suur hulk raha. Ja selle asja juures nüüd nagu veel järgmine huvitav teema oli see, et esimestel aastatel see kaart oli turule ja ega see ei lennanud. Tehti kõva turundust, saadeti igal peal materjali otse pakkumisi ja murdepunkt käis nagu selles kohas, kui kohapealsed ühistud panid kuskil 2 aastat hiljem sellele õla alla ja hakkasid aktiivselt neid kaarte müüma. Et see nagu, minu arust näide jälle sellest, et sa võid tehnoloogilise asja ära teha ja siis nagu, ta on tore niimoodi vaadata. Aga see, et inimkapital otsustas, et me nüüd müüme, me pakume, me võistleme oma vahel, kes neid rohkem välja saab, see tagas edu. Tänaseks on neid kaarte väljas 100 000, natuke üle 100 000 juba. Et see on tegelikult ikkagi väga suur number Eesti kontekstis. 100 000 kaarti. See oli esimene näide ja tegelikult siit sai tegelikult alguse Coopi mõte, et siseneda pangandusturule, mis eelmine aasta toimus, et kuna see on ju pangateenus ja nähti, et see läheb nii hästi meil seal koha peal, kus enam ei ole ühtegi panka, ühtegi sularaautomaati, eelmisel sügisel jäi sealt vähemaks circa 200 vallamaja, et kui seal üldse midagi veel on nendes piirkondades, seal on Coopi kauplus. Järgmine asi, et tegelikult nutikassa, et see on 2 aastat tagasi turuldatud, et ma arvan, kõiki siin saalis vaatavad, ütlevad, et kus siin revolutsioon või midagi sellist on. Aga selle juures, mis on jälle vaja ära rõhutada, on see, et me 2 aastat tagasi panime esimesed need nutikassad püsti ja nad seisid kaupluste nurkades lihtsalt ilusate seinadena. Nii kaua, kui sinna juurde pandi inimene, kes läks ja rääkis, tutvustas, juhendas, seletas, siis läks see tehnoloogia lendama. Et see vahepeal oli jälle see koht nagu umbes, et me arvasime, et kihvt asi, nagu me ei olnud ka esimesed sellega turul, et küllap see läheb, aga ei läinud ilma inimeseta. Et täna on see 48 kohas, 350 poest 48 ja tasapisi läheb see järjest väiksematesse poodidesse. Et ma arvan, külapoodi nähtavasti sellega ei ole mõtet minna, aga niisugustes keskmistes konsumites järjest rohkemates on see olemas. E-pood. Lihtne asi. Ma näitan selle juurde järgmist pilti, et kui me täna uurime seda, et e-poe kliendi rahulolus, mis on määrav, mille järgi lõpuks järgmine ost kas tehakse või mitte, on see poiss, kes sinna ukse taha seda pakki tooma tuleb. Et sellest sõltub kõige rohkem, kas klient võtab selle teenuse omaks ja kui me otsime, et korrelatsioon, et kui kliendi rahulolus, et mis asi korreleerub sinna kõige rohkem, siis see mees korreleerub sinna kõige rohkem. Kuidas ta välja näeb, kuidas ta käitub, kuidas ta suhtleb, kuidas ta enda pakkidega sinna ukse taha saabub, kas ta peab õigeaegselt oma graafikust kinni. Et teine pool on siis see, et kas see kaubavalik ja kõik see, mis ma tellisin, et kas see jõuab sellisena kohale ka, nagu ma teda tegelikult ette kujutan. Jälle näide sellest, et tehnoloogia võib olla, inimest on vaja. See on nüüd viimane uuendus, millest täna siis esimesed 5 testi ja need kapid asuvad su kodutee ääres. Esimesed me paigaldame Alexela Neste bensiinijaamadesse, kus sa teed siis väikse kõrvalpõike teelt sisse, paned oma koodi, võtad oma kauba välja, et sa hoiad siis kokku tegelikult tund aega circa tipptunnil kaupluses shoppamisest. Et seal kapil on 3 erinevat tsooni, on sügavkülmatsoon, kuhu sa oma külmutatud asjad pannakse, on jahutatud tsoon, kuhu sa paned oma kala ja siis tavatsoon, kuhu läheb kõik muu.
Et sõltuvalt sellest, mida sa siis tellid, avaneb sul siis 3 ust, kus sa tõstad need autosse ja sõidad edasi. Et see on võib-olla nüüd üks siuke tehnoloogiline arendus, kus nagu inimest kuidagi juures ei ole, et kõikidel eelnevatel näidetel ma rääkisin seda, et inimene peab selleks, et asi lendama läheks, peab inimene seda toetama. Ja nüüd see ahel läheb edasi sellesse kohta, et kui ma algul rääkisin, et see Säästukaart Pluss hakkas nii hästi minema, siis Coop tegi kuskil 2015 strateegilise otsuse, et me lähme pangandusturule ja hakati otsimis võimalust, et oli 2 võimalust, kas kedagi üles osta, mõni toimiv pank või teha nullist uus. Lõpuks, kui Krediidipank müüki tuli, siis otsustati Krediidipank ära osta. Ja algusest peale selle panga tegemisel oli selge, et Eestis ei ole mõtet teha veel ühte sellist panka, nagu neid turul circa 4-5 tükidena toimetave, kes ei erine oma vahel. Suhteliselt ei milleski. Et see on selline punane verine ookean, kus nagu üksteise kõrride kallal saetakse ja kus mitte ükski ei välju eristuva positsiooni või võitjana. Et me selgelt oli aru saada, et seda panka tuleb minna tegema teistmoodi ja siis vaatasime mujalt maailmast ringi, tegelikult Soomes oli see näide olemas, et Soome tarbijate ühistud tegid aastal 2007 oma panga ja selle panga see kontseptsioon on siis see, et me integreerime pangateenused kliendi ostlemisteekonnale kaubanduses. Me tahame olla Coop pangas parimad nendes pangateenustes, mida klient võiks vajada ostlemisel kuskil kaupluses. Et 3 võib-olla niisugust näidet, et esimene on see, et klient käib kaupluses ringi, näeb, et mingisuguse pangakaardiga makstes saad väga head hinnad. Järgmisel hetkel sul on seal kassa juures võimalik see pangas konto avada ja see kaart endale vormistada. Sa liigud ringi, sa näed, et sul oleks õhtul vaja lastele sularaha anda ja sularaha automaati kuskil seal lähedal selle kaupluse juures, väga paljudes ei ole teiguid ette Tallinnas ja kaupluse juures sularaha automaata. Siis on täitsa loogiline, et sealt kassast võiks saada selle sularaha. Või ühel hetkel sa lükkad oma käru sinna kassa juurde ja sa näed, et kuradi päralt seal on sees kaupa rohkem, kui mul raha arvel on. Siis see arendus on meil veel käsil, aga siis piltlikult öeldes kirjutatakse su summa vihikusse ja maksad siis kunagi hiljem. Et see oli selle panga tegemise siuke nagu lähtealus, et me ei hakka pakkuma investeerimistooted, pensionifonde, elukindlustust, et varakindlustust, sest klient ei käi kaubandus selle mõttega, et sa riiulite vahel, et kus ma nüüd saaksin investeerida. Vaid me pikime ja otsime välja need pangateenused, mida tõesti on selles kaubanduse keskkonnas vaja. Ja siis esimene asi, mille me eelmine aasta siis oktoobrikuus, 2. oktoobril turul teeme, on siis see, et 2. oktoobrist alates on võimalik kõigis Coopi kauplustes avada endal pangakontot. Ja selle nüüd nagu see huvitav pool oli siis see, et te peate nüüd aru saama, et need on need inimesed, kes ei lähe seda kontot avama kuskil internetis. Ja nemad ei taha seal kaupluses näha mingisugust puutetundlikku ekraani ja kuskile tuleb midagi sisestada ja kus ma need koodid saan, et see ei ole see segment. Et kui me hakkasime siis nagu eelmise aasta kuskil kevadel uurima, mis moodi seda korraldada, seda konto avamist seal kauplustes, siis me saime aru, et 2 kohas on tohutu vastuseis, et klient ei taha tehnoloogiat näha ja see kaupluse müüja ei taha mingit tehnoloogilisi vidinaid näha seal. Ja siis lõpuks tuligi nagu teha protsess selliseks, et piltlikult öeldes on see, et klient ainuke asi, mida ta käest võetakse, on põhimõtteliselt isikukood ja nimi ja tema allkiri. Järgmisel hetkel skänneeritakse, meil on sellised nagu pangapunktid või sellised kapid, mille sees on siis skänner, skänneeritakse see sisse. Hoobilt on see meil Tallinnas klienditoe laual, järgmisel hetkel klienditugi helistab sellele kliendile, küsib täpsustavad andmed, mida konto avamise juures vaja on, paneb kõik selle paketi kokku, vajutab nuppu, selle skännerist trükitakse need lepingud välja, klient allkirjastab paberi peal need ja see konto on avatud, pangakaart samamoodi. Siin on nüüd minimaalselt tehnoloogiat, aga seda tehnoloogiat ei olnud võimalik panna sellesse protsessi. Loomulikult on meil teine äärg olemas. See on nüüd koht, et me Eestis täna ainukese pangana pakume klientidele võimalus saada panga kliendiks meie kodulehel ilma igasuguse mingi videotuvastuseta. Ainuke asi on see, sa pead olema Eesti resident, sul peab ID-kaart olema. Paned ID-kaardi sisse, enamus asju saab eeltäidetult ära kuvada, sisestad sinna veel oma mingi sissetuleku, paar muud küsimust veel ja see konto on sul avatud.
järgmisel hetkel on meili peal kõik lepingud ja saad hakata seda kasutama. Et kui ma eelmise juures meil jäi ütlemata, et sedasi kauplustes me avame täna keskmiselt kuskil 50–70 kontot nädalas. Niimoodi internetis liitub meiega iga nädalaselt kuskil 100–120 klienti. Et meil on mõlemad ääred on, see on nüüd tehnoloogiline arendus. Et eelmine oli suhteliselt siuke paberi peal näide. Siis meie pangakaart, mis täna toimib siis säästukaardina, et panime selle funktsionaalsuse peale, et kui sa võtad meie pangakaardi ja sellega maksad Coopi kauplustes, siis säästukaarti sul enam kuskilt vaja läbi tõmmata ega viibata ei ole, et see toimib automaatselt. Selliseid kaarte anname me kuskil 150 tükki praegu iga nädal välja. Ja meie selgelt kõige suurem lubadus, mida me algusest peale lubasime klientidele, oli siis see, et Coopi kaupluste kassadest peab sularaha saama ja seda sealt täna saab. Et see on siis, me ehitasime üles tegelikult alternatiivse võrgu sularautomaatidele. Et Eestis on täna kuskil 700 sularautomaati, kõrghetkel oli neid alla 1000 natuke, need on järjest rohkem maha võetud ja ammugi ei ole neid enam kuskil maapiirkondades. Aga oli täiesti selge, et meil ju Coopi kassades sularaha on, ja seda tuleb sisse. Et nagu meil ei ole mingi probleem toimetada, pakkuda seal, et kui klient laseb oma sellest kassalindist läbi banaani, leiva, saia, suhkru, kala ja ütleb kõige lõppu, palun mulle 40 eurot sularaha, siis see 40 eurot sularaha pannakse sinna kassalindi peale ja järgmisel hetkel sul tšeki peal on kõik see rida olemas, sa paned PIN-koodi, see debiteeritakse sul kontolt. Ja tänasel hetkel arendused käivad nüüd selleks, et sügises saaks hakata ka kaupluses sularaha sissemakseid vastu võtma. Et see oli jälle algul siuke tõrge täpselt, et meil pangas kõik Tallinnas siin sellised linnainimesed, et kelle kuradil on täna vaja kuskil sularaha sisse maksta, et kus sularaha tuleb. Et ma ise ka ammu ei mäleta vist, et millal ma üldse kuskil sularaha sisse maksime, niisugust asja nagu võimatu. Aga maal on vaja. Sest kõige lihtsamad näited just hommikul ühistujuhid rääkisid, et kõik igasugused juuksurid, lillepoed, kingsepad, kes õhtul tegelikult tahaks oma sellest mõnesajast eurost vabaneda. Ja siis nad saavad viia selle sinna kaupluse kassasse ja järgmisel hetkel on neil Coop pangasse arvele. Välja saavad kõik võtta, sissemakse tuleb ainult meie pangaklientidele. Et välja saavad kõik võtta, meil on nullhinnaga, et Swedbankal on ka praegu lühike leping, et pakutakse nullhinnaga, aga põhimõtteliselt sissemakse tuleb ainult nagu meie poolt. Et ja need on nagu järgmised sammud, et mida me siis plaanime, et pangakaardina on vaja mobiiltelefoni toppida, et see on loogiline, et see võib-olla maainimesel ei ole selle jaoks vajadus kõige suurem, aga see on selgelt asi, mis tuleb nagu ära teha ja see elu liigub sinnapoole. See sama võlavihik, millest ma juba rääkisin, siis et loomulikult ei ole see paberi peal seekord, vaid see on elektrooniline võlavihik, aga põhimõtteliselt nii nagu kunagi kirjutati kaupluses nagu külapoes nagu teatud summasi vihikusse, siis meil ei ole mingi probleem, me ju teame, kes on need kliendid seal, ja mis on üldse nagu, et koha peal, väikses kohas kaupluse müüja on koha peal oluline inimene, et tema käest võib väga vabalt küsida, et kellel on raha, kui palju on raha, kas ta nagu venitab palgapäevani välja või tekivad tal ennem probleemid. Et seda kõike saab arvesse võtta. Ja tänaseks on meil tegemata oma krediitkaart, et mis on samamoodi torus. Et nii need asjad tulevad ja kokkuvõttes nagu see point, mida ma nagu öelda tahtsin, on see, et ka elu võib käia niipidi, et tegelikult ikkagi põhitegevuse teevad ära inimesed ja ma arvan, see on suur Coopi edu, et need inimesed seal koha peal on, kes tunnevad ostjaid ja teistpidi ostjad tunnevad müüjaid. Ja see on meie äri põhijuurikas. Aga jah, kui mõistlikul moel doseerida sinna peale tehnoloogiat, siis see kindlasti annab ka veel suuremat kasu. Kõik, tänud. Aitäh, Markus. Ei ole see midagi kõik, meil on veel veerand tundi ja ma luban, me täidame selle küsimustega ära. See on päris vahva teema ja aitäh ka ilusa esitluse eest. Kõigepealt, kas
Swedbank, SEB näiteks on konkurendid, kui jutt on sularaha väljavõtmisest. Täna nende pankade klientidel on see võimalus samamoodi olemas seal. Ma lihtsalt mõtlen, kaua te tallute nende konsumite küljes neid kaste, kust raha välja saab praegu. Äkki te hakkate nüüd ise need välja sööma? Jah. Hakategi? See mõte kast sularaautomaat. Jaa, sularaautomaat. Ma võin sulle öelda, et väga paljudes kohtades neid enam lihtsalt ei ole. Nii et see, mida ei suutnud pangad ära teha, sellega saab Coop hakkama. Aga teistpidi see on ka täiesti arusaadav, et seal ei ole see sularaha käive nii suur, et seal tasuks. Ma olen ennem töötanud kunagi 12 aastat Hansapangas ja ma tean, mis see masin maksab. On aeg kätte maksta. Ei, mitte kätte maksta, aga lihtsalt, et see on täiesti, ma olen kogu aeg öelnud, et mina ei kritiseeri Swedbanka ja SEB tegevust, see on täiesti arusaadav. Nende mastaabi juures on see hullumeelselt mõttetu äri, et kui üks sõidab mööda kiirteed, teenib aastas 200 miljonit, teine 100 miljonit ja nad sõidavad täiesti otse. See on geniaalne ärimudel, see pea ühtegi nagu erandit, mingisugust võnget tegema ja sa korjad üles 200 miljonit nagu raha. Saan aru, et nad on valmis teie varbaid suudlema, et te sööte nad välja sealt poolidest. Ei, meie sõidame lihtsalt mööda kõrvalteid, pidurdame aeg-ajalt, võtame kurve, peatume, see tee on aega nõudame, et me teenime selle tee pealt nagu mõne miljoni kasumit, aga meil hetkel piisab sellest ka. Konkreetne, kumb siis lõpetab lepingu, teie nendega või nemad kaovad poodide küljest oma aparaatidega? Ei, see oli üks meest ja öösel ei saa, neid inimesi, kes öösel tahavad sularaha nagu eriti maapiirkonnas saada, on väga vähe. Nad võtavad teisel moel, neil on omad tööriistad. Küsimus oli pigem selles, et tegelikult nemad on need juba ära võtnud sealt, ja ma olen kuskil ka öelnud seda, et heas mõttes, et ma arvan, et me päästame täna nagu suured pangad sellest maal olemise painest. See kõlab nii ilusti, et pisardub silma kohe. Mul on meeles, kuidas härra Vihand siin ühel aastatagusel konverentsil sõdis kõigi oma 10 küünega vastu sellele, et teeks elektroonilised hinnasildid. Te olete nii tohutult innovaatilised, kõik kapid panete juba Porsche ka sinna kappi, eks ole, aga hinnasilti ei saa teha ja see oli just meie tarbijate õigusi silmas pidades. Mis sellega häda siis on? Võt seda ma olen Coop panga juht, et ma tegelikult ma arvan, et ma avustad ei oska vastutada, ma ei tea, mis see teema seal on. Äkki küll, kuidas see soojatoidu kapp muidu töötab? Mina olen ise teda ükskord proovinud ja kuna ma osalesin teises grupis, siis aus vastus on see, et kõik mu see toit oli ühte kotti pandud ja ühte kappi, sest see oligi testgrupi nagu eesmärk, et selliseid asju edaspidi ei juhtuks, et nagu ma rääkisin, see peab 3 tsooni minema, ma tellisin täpselt sinna nagu pelmeene, tellisin seda kala ja puuvilju, need peavad 3 kapis olema, aga pelmeen ja banaan olid nagu ühes koos. Absoluutselt olid ühes kapis, et õnneks kuna ma läksin nii kiiresti järgi, siis see mingit tagajärgi ei olnud, aga põhimõtteliselt ma arvan, täna seda enam niimoodi ei juhtu. Väga vahva, katsetate tublisti ja edu ka tuleb. Küsime, siin on kindlasti küsimusi, kes tahavad küsida sel teemal, aga palun. Tervist. Et küsimus selles osas, et pangad tegelikult sularahaga tehingutest tulevadki meelega välja. Ma tean sellepärast, ma töötan Swedbankis. Et kas te selle peale ei ole mõelnud, et panete tegelikult töötajad sularahaga, kes hakkavad tööle, ka päris korraliku kriminogeense riski alla? Jah, täna hommikul rääkisime sellest, et see risk kindlasti eksisteerib, et selle riskiga tuleb tegeleda, et kaupluses ei hakata vastu võtma 100 000 eurosi, et ammugi mitte miljoneid. Et kaupluses täna keskmised väljamaksed, mida seal võetakse, on kuskil 40-44 euro juures. Et mina tean, et sularautomaadis on need kuskil seal 50 ja 100 vahel vist isegi. Et kui ma tean, et kõige suurem või kõige enam võetakse välja 50 euroseid kupüüre, siis järelikult peavad olema tehingud suured. Ja samamoodi, et selle mõte ei ole tehtud selleks, et hakata mingisugust tohutut sularaha majandust ajama Coopi kauplustes, et tegelikult enamusel inimestel on vaja väiksed summad ära majandada. Et ma enda samamoodi vaatad, et Tallinna linnas, et vanasti oli 3 kohta, kus sul sularaha vaja läks, et punkt 1 oli see, et turul, punkt 2 oli see, et kui sa käid kuskil õhtul söömas, tahad joot raha jätta, siis oleks sularaha vaja ja punkt 3 oli taksos. Tänast taksos ei ole sul enam seda vaja, see probleem on lahendatud. Turul ei ole, sest enamasti seal on terminalid kõigil juba olemas. Ainuke koht, kus sul sularaha Tallinna linnas vaja läheb, on minu puhul, et kui te käid kuskil söömas, siis on vaja, tahaks midagi jätta. Ja kui ma nüüd lähen oma maakoju Läänemaale, siis sularaha kulub nii mis kole, et keegi tuleb aita sul muru niita, sularaha, naabrimee käest ostad suitsukala, sularaha, keegi künnab või ma ei tea, mis iganes su põlluga teeb, sa ei tule iial selle peale, kui küsida, et kuule, et järsku saaks kuidagi libistada või järsku sa Swedbanka äpi kaudu küsid mu käest nagu ja läheb automaatselt, et seda võimalust ei ole. Aga asi, mis tundus ka enne naljakas, et ka heategevusraha kogujad kõnnivad ju terminaliga ringi juba.
seda me ka ei kujutanud 2 aastat tagasi ette, et kui saate Toivo Tänavsuga kokku, siis on kõik hästi. Muide, kell 3 pärastlõunal hakkas meie tehnoloogia tööle. Tule, Margus, siia loeme koos küsimuse, mis sul on saabunud. Loe kõvale kätte, siis teise ka kuulevad. Nutikassade innovatiivsus toimib edasi, sest on väga palju poodi Tallinnas, kus aparaat ei tunne toote kaalu ära ja käseb kutsuda klienditeenindaja. See raiskab rohkem aega, kui lihtsalt kassas osta. No kindlasti võib sihukest asju juhtuda, et mina ei tea, mina kasutan küll kogu aeg, seda konkreetset case'i mulle ei ole juhtunud, et ma tean, mul alati nagu see, et ma tahaks mingit asja kogemata läheb piikse liiga palju, tahaks nagu mõne rea maha võtta, et siis ma nagu ikka koperdan seal, et aga jah, kindlasti võib sihukest asju juhtuda, et tehnoloogia on tehnoloogia, aga sellepärast on inimesed seal saalis olemas ja nad aitavad siis. Samas me oleme kuulnud, tehnoloogiat lollitatakse üsna edukalt ja mitte ainult Eestis, et võetakse kõige odavam porgandi kilo ja ostetakse siis, mis need kõige kallimad asjad on teil seal, eks ole, ja väga hästi läheb. Prouad on suhteliselt apaatse näoga seal kassas ja nemad ei tee porgandile sellel. Ei, prouad teevad sulle nagu seda ostukontrolli ja siis võtavad vahele, aga inimesed teevad igalt poolt selle augu ülesse. Kui sa tahad midagi nagu elus muuta, siis kui sa kõiki neid riske peaks arvesse võtma, siis ma arvan, et enamus sellest projektidest jääks tegemata. Eks see siis, kui sul südametunnistus laseb sellel juhtuda, siis... Kuskil on loomulik kadu, ütleme nii, ja te ei heitu sellest. Väga hea. Küsimuse, palun. Ja palun, võtta mikrofoni ka. Kas krediitkaart anneta samamoodi nagu tavalisi, et näitad näo ära ja saad telefonikõne ja kaart tuleb automaadist või? Kaart tuleb automaadist, kaart ei tule automaadist, kaart tuleb postiga sulle koju. Te ütlesite enne, et selle pangakaardi saab automaatselt kohe kätte samas. Ei, ma ütlesin, sel juhul oli väljend vale, et saab kätte postiga, saadame koju. Te ütlesite, seal kohe saab. Jah, okei. Et kohe ei saa, et sa täidad ära selle taotluse, pangakaart jõuab sulle koos koodidega postiga koju. Nii, sellega asi selge. Raul. Tunnete väga hästi oma klienti. Väga hästi, see segmendi tundmine oli hämmastav, siin see on väga tubli. Oskate nüüd öelda ka, kus see valu läbi siis tegelikult läheb? No mida ei ole mõtet ka teistel, kes siin mõtlevad teenuseid võib-olla lihtsamale inimesele, mida tõesti ei ole mõtet teha? Võt siin kuskil on inimene mängus, kuskil ei ole, eks ju, siin ei ole. Et mingisugune kulttõed on ka välja kujunenud nende aastatega. No näiteks tegelikult selles e-poodides on selgelt ju näha, et e-poes kõige rohkem inimesed sinna kas siis kulleriga koju või nähtavasti nüüd ka nendesse kappidesse tellivad nagu need kõige raskemad kotid, et kõik igasugused pudeljoogid, suhkrud, jahud, kõik millel on kaal ja millel ei ole mitte mingit pointi nagu poes käega katsuda, nuusutada, midagi tajuda. Aga on selgelt näha, et e-poest liha, kala, mõningad ka puuviljad tegelikult ikkagi nüüd ikkagi läheb, aga see on see, et selle järgi ma ise lähen ka täpsamoodi, et oma sinki nagu, kui sa ei osta just seda kilepakis valmis kaalutud seda, siis, ja kala on teine näiteks, et ma ei tea, mul on kuskil sealt tõrge, et ma arvan, et sealt see kuskil see piir läheb. No vanasti oli ka pakirobot, mitte eriti vanasti veel hästi kõva sõna, sellega te ei kavatse hakata kaupa viima? Sa mõtled need, mis mööda maad sõidavad? Jaa, kus tüdrukud järel käisid. Ei, seda plaani ei ole, jah. Et me oleme selgelt veendunud, et see masin, mida ma näitasin, see sinine on oluliselt efektiivsem. Et vaata nende kulleritega on nagu see häda, et kõige nõutumad timeslotid on õhtul seal kuskil 6 ja 9 vahel, ja siis ülejäänud päev ei taha eriti neid keegi nagu näha. Ja teine on siis see, et piisab sellest, et selles 600 ajaslotis sul keegi siis helistab, et ma kohe jõuan koju, oodake 10 minutit, ma kohe jõuan, et tõesti nagu siis tegelikult tuleb ta 20 minuti pärast, siis see kuller ootab seal, siis on kõik see järjekord on nihkunud, kõik järgmised kliendid on närvilised, pahameel on ohutu, et selle vastu peaks olema nüüd nagu see kapp, et nagu sa tõlid ära, võtad kapist täpselt sel hetkel, kui sa siis kapist mööda sõidad. Nii et autoga koju toimetamise tehnoloogia, see ka ei uuene nii pea, ma saan aru siis. Ma arvan, et seal ei ole midagi nagu praegu uuendada isegi, et ainult selle paki nagu see saatuslik aspekt on see, et seal me nüüd ei saa seda oma inimkapitali meie kasuks tööle panna. Ja, võtame siit veel küsimuse. Aga palun. Tere, Margus. Tere, Raul. Kuidas teie koopivahelised, ma pean silmas jaeketti, ärisuhted on? Et kas teie maksate sularaha väljavõtmisest neile teenustasu või nemad teile inkasatsiooni eest? Meil on täiesti ärilised suhted, sellepärast, et Coop Pangast kuulub Coopile ainult 60%, mida ainult, vaid tervelt 60%, küll kontrollosalus, aga Coop Pangal on ka 40% teisosanike ja sellest lähtuvalt on meie suhted täiesti ärilised, et näiteks hetkel me just kalkuleerime välja seda, et mis see sulara sissemakse teenus nagu maksma hakkab ja sellel juhul meie maksame seda Coopile ja siis on meie asi otsustada, et kas me kliendile anname seda tasuta või paneme kliendile ka mingi hinna.
On teil ka mingisugune plaan, et selleks ja selleks aastaks näiteks võiks kassapidajatest päris vabaneda? On selline plaan? Ei ole, kindlasti ei ole. Ei. Et ma arvan, see on Coopi omapära, et ma arvan, et kui see üldse kunagi nagu juhtub, siis Coop on nähtavasti viimane, kelleni see jõuab. Sest ma räägin, me oleme ärimudeliga teises ääres ja me teame, kuna Coop on ühistuline kaubandus ja ühistulise kaubanduse põhieesmärk ei ole kasumi teenimine. Me tegutseme kasumlikult ja selleks, et me saaksime nagu oma uusi poode, neid tehnoloogiaid rakendada, meil kasumit vaja. Aga kui on kaalukausil see, et kas kliendi rahulolu ja tema vajaduste rahuldamine või kasum, siis see on ettevõte raudselt, kus see klient jääb peale. Et see on ühistulise kaubanduse, meil on terve rida kauplusi, mis on täna joone all ja mida siis kohapealsed ühistud selgelt on otsustanud üleval pidada, et näiteks Viljandis, ma ei hakka neid poode nagu nimepidi ütlema, et kus suuremad poed linnas peavadki üleval maapiirkonnas olevaid poode. Sest see on ühistu kohapealse selle kogukonna otsus olnud. Nii et töötajate tehnoloogia tasakaalu piir on enam-vähem käes? Ma arvan, kindlasti hakkab see ikkagi tehnoloogia tasapisi nihkub, sest tuleb peale uus põlvkond inimesi, kes ei taha neid kontosi avada seal kaupluse leti juures, vaid avavad nad internetis ikkagi ära ja kindlasti see nihe nagu toimub. Nii et iga kuu terve Coopi kohta vähemalt 2 õnnetut kassapidajat ikka tuleb. Siis sul pea liidab ja lahutab nii kiiresti. Tallinnas on muide juba üks pood, kus töötatakse üldse ilma kassapidajat, et see on Nõmmel Maxima, kui te sinna satute, seal lihtsalt ei ole kunagi töötajad. Ja seal on üks umbkeelne töötaja, kes on vist ka poole kohaga koristaja, kes saadab inimesed sinna automaatletti, aga tasu on ka kätte saanud, neid ei sega ka ükski ostja seal enam. Küll, Margus, jäi sul midagi olulist ütlemata, väga vahva oli kuulata. Siin on, andke veel 2-3 inimest juba veel võtta, nii et tõstke käsi. Üks mõte, võib-olla tahate sellesse pipeline'i panna. Clever on, vaata, müüb neid postkasti moodi suuri asju. Me käisime isegi vaatamas, aga hetkel see mudel, tegelikult see on kopeeritud Rootsist, et see tundus mõistlikum. Seal on ka nende tsoonidega oli probleem ja ka natuke oli nagu see Cleveroni asi hinnas kallis selle asi juurdamiseks. Aga me käisime täitsa Viljandis seal tehases vaatamas neid. Ja ma olen reaalselt Viljandis näinud neid ka niimoodi tänavatel. Jah, seal Uku keskuse juures täitsa töötab. Seal, kus elamud on ka seal. Okei, selge. Männimäel. Kiire küsimus, kui need kapid seisavad tühjana, siis nad tarbivad ju elektrit, et kas ta nagu lõppkokkuvõttes on rentaabel või mitte, et oleneb, kui palju tellitakse? Nojah, kindlasti, et e-pood täna Coobil on miinuses. Et kui palju miinuses, seda ma ei saa öelda, aga e-pood ei tasu täna ära, et see kohalevedu, nii kaua see kohalevedu on tasuta, nii kaua sellest projektist, see peaks mahud väga kõvaksti suureks saama, et see hakkas ära tasuma. Ja paki või see toidukapid, see projekt kindlasti on algul vee all, aga täpselt nii nagu te ütlesite, et käive on see, mis sinna peale peab siis nagu asetuma. Ja loomulikult alati kasumlikkuse kalkuleerimisel võib võtta, umbes mida arvesse võtta. Et kui siis hakata sinna juurde plussina liitma neid, et okei, et meil kuskil on võib-olla mõni müüja vaja vähem ja kuskil kaupluses elektrit ja mõni ruutmeeter kokku, et siis võib-olla joonistab selle nagu kuskil nulli ära ka. Margus, saad see teise arvu öelda, et palju teil üle Coopi on raamatu peale kirjutatud raha? Ligi kaudu, suurusjärk juba huvita teada. Miljonites. Miljonites? Jah. Aga selle taga on selles mõttes, et see on kõigil pankadel, et Swedbankal on ka kindlasti, selle taga on, me oleme ära analüüsinud, et kes see klient on, kui ta iga kuu meie juures käib, kogu aeg ostab, siis meil ei ole mingi probleem tal lasta kuu lõpus 100 eurot miinusesse, kui ta järgmise kuu alguses palgaga selle ära maksab. Aga ühte häda teil täna ei ole, millest Mikk Marran rääkis, kui ühel päeval tuleb veel üks peetja, sõidab üle teie elektroonilisest võlaraamatus, siis on miljonid ka kuskil kõrge korstna otsas. See on kogu panganduse risk praegu, et mida rohkem see pangandus on tehnoloogiline, mida rohkem see, me eile otsustasime just, et meil on infoturbe juht vaja palgata, et me kasvame, areneme ja ma arvan, Swedbankas on neid täna võib-olla 5 tükki nagu palgal, et me tegime eile kõva otsus, et meil on esimest nüüd vaja. Vahvad olete. Kas on veel üks küsimus, ühe saab võtta? Kui seda üht küsimust ei ole, siis Margus Rink, aitäh, teeme krapsuga. Tänud.